Tere tulemast! Selles videos teeme sissejuhatuse programmeerimisse programmeerimiskeeles Python ja kirjutame mõned esimesed programmi jupid. Ja alustame kõigepealt mõne olulise mõistega, mida me siin programmide kirjutamise käigus päris mitu korda nüüd kasutame. Esiteks tuleb meil tihtipeale ette sõna muutuja edaspidi, mis tähendab midagi üsna sarnast sellele, mida me võime olla oma kooli matemaatikatunnis tahvli peal näinud. Et näiteks selline x võrdub 5 tähendaks siis, et arvuti oskab meelde jätta endale, et on olemas selline muutuja ja oskab meelde jätta, et temaga seostub arv 5, et siis oskab ta niimoodi oma mälusse erinevaid väärtuseid meelde jätta. Ja need ei pea olema ainult täisarvud nagu see 5 siin, vaid arvuti oskab meil meelde jätta muutujatesse mitmeid erinevaid väärtuseid, näiteks teksti või siis ka komakohaga arvusid, teisisõnu reaalarve. Et siis neid erinevaid muutujate kategooriaid me nimetame andmetüüpideks. Siis tulevad meile vastu veel funktsioonid, mis võib olla samuti meil matemaatikatunnist juba varasemast tuttav sõna, et seal siis sellises kontekstis, et me näiteks võtame mingi arvu, anname selle funktsioonile ette ja ta arvutab meil selle põhjal midagi välja, eks ju. Et siis Pythonis on see mõte veel natukene laiem, et peale erinevate arvutuste tegemise oskavad Pythoni funktsioonid veel palju erinevaid asju teha. Siis veel kuuleme sõnu väljund ja sisend, mis tähendab siis seda, et võime siis ise kirjutada arvutile mingit teksti ja arvuti saab meile mingit teksti vastu kirjutada. Et siis seda mõtleme just teksti mõistes praegu, et midagi sarnast mõne suhtlusrakendusega näiteks, kus kirjutame sõpradele teksti, nemad saavad meile vastu kirjutada, et siis proovime täna saavutada arvutiga midagi sarnast. Ja väljundiks nimetame just siis seda, kui arvuti meile mingit teksti kirjutab ja sisendiks seda, kui meie arvutile siis midagi kirjutame. Ja selle jaoks, et sükest suhtlust saavutada, me õpime ka paari erinevat funktsiooni tänase käigul. Ning täitsa tavaline osa programmeerimisest on see, et alati kõik esimese käiguga kohe tööle ei lähe, mõnikord näeme erinevaid veateateid. Selle protsessi nimetuseks, kui me neid veateatetele siis vastavaid vigu üles otsime, neid parandada proovime, seda protsessi me nimetame programmi silumiseks, et vaatame selle töövõtteid tänase jooksul samuti. Kui nüüd kohe koodi näidete juurde liigume. Jätkame nüüd Sony keskkonnas, kus meile paistab samasugune vaate, mis me eelmises videos nägime, et proovime siia üles siis oma koodijuppi kirjutada ja neid tööle pannes loodetavasti allpool näeme siis mingit tulemust ka. Ja alustame kõigepealt print funktsioonist, mille eesmärk on meile mingit teksti ekraanile kuvada siia allapoole just. Et siis paneme selle funktsiooni nimekirja, paneme siia sulupaari, nii nagu matemaatikatunniski funktsioonide lõppu oleme kirjutanud. Ja print funktsioon ootab enda parameetriks või teisisõnu argumendiks siis mingit tekstijuppi. Näiteks võime ühe viisaka teretuse siia kirjutada. Ja kui me sellise programmijupi tööle paneme, siis lõpptulemuseks ongi see, et meile kuvatakse ekraanile mis iganes tekst ja pandi. Et siis funktsioonide väljakutse sellele taandub, et paneme funktsiooni nime siia, siis paneme sulupaari ja lisame juurde parameetrid ehk argumendid. Näeme sellest siis päris mitut näidetena veel. Ja mis oleks veel kasulik teada, enne edasiliikumist oleks veel koodi kommentaarid. Et me võime siia lõppu kirjutada trellide järele sükest koodiosa, mis otseselt arvuti jooksutavaid, mis on meile endale infoks. Et näiteks võime siia kirjutada, et tervitame, et näiteks see on siis selle koodirea eesmärk, võime siia endale lihtsalt meeles peaks kirjutada näiteks, või siis siia täitsa eraldi reale meeles peaks kirjutada, et näiteks meie esimene programm. Et teame selle kohta hiljem, et seda siis otse ei käivitata, kui me praegu programmi tööle paneme, need kuidagi siis ei mõjuta, ainult meil endal ise lugemiseks. Nüüd võime edasi minna muutujatega, siis sarnaselt nagu slaididel vaatasime täisarvusid, komaga arvusid ja tekstijuppe, siis võime vaadata korraks siin tekstile peale esiteks siis nii, et me saame teksti märkida kas ülakomadega või võime seda märkida siin jutumärkidega.
nad mõlemad töötavad siis täitsa samamoodi, aga kasulik on mõnikord ühte ja mõnikord teist kasutada siis sellistes olukordades, kui me tahamegi teksti sees kasutada ülakoma või jutumärki, et näiteks kui siin on see nimetutvustus ja tahame nime ümber panna ülakomad, siis on jutumärke siin parem kasutada, sest muidu, kui me alustaksime näiteks siin selle ülakomaga, siis ta hakkab arvama, et see sisemine ülakoma ongi teksti lõpuks, et me seda ei taha, et juhtuks, seega peame siin ümber just jutumärke kasutama. Eelmises koodi näites me printisime välja otse mingit teksti, siis võime välja printida ka muutujate väärtused, et kui meil on siin tere ja selle nimega tervitus, siis võime selle prindi sisse panna ka. Ja veel võime prindi kohta õppida, et me võime siia kirjutada ka mitu erinevat teksti komaga eraldatult. Kui me näiteks siia kirjutame meeldiv tutvuda lõppu, siis ta paneb siia automaatselt meile ühe tühiku ja kuvab meile selle teise teksti kõrvale veel välja ka. Nüüd vaatame järgmisena edasi matemaatilisi avaldusi, et kui meil on mingid muutujad nüüd olemas, näiteks arvulised 10 ja 14, siis kui me tahame nendega tehteid teha, siis käib ta üsna sarnaselt kooli matemaatikaga, et võime plussiga neid liita, miinusega lahutada. Mis on natuke erinev on, et korrutame siis tärnimärgiga ja kui me tahame midagi astendada, siis on meil 2 tärni vaja, et see on siis võib-olla kõige erinevam meil kooli matemaatikast, et tuleb lihtsalt siis meelde ette või endale kuskile kirja panna. Ja tehete järjekord töötab samamoodi nagu me kooliski oleme harjunud, et kõigepealt astendame, siis korrutame ja jagame ja kõige madalama prioriteediga on liitmine ja lahutame, mida me teeme viimasena. Et kui me tahame, et juhtuks meil kõigepealt liitmine ja alles siis korrutamine, siis paneme suluga selle paika, et me tahame enne liita. Et samamoodi nagu kooli matemaatikas tõesti. Ja veel, kuna me neid siin juba muutujateks nimetasime, siis enda nime need on täitsa välja teeninud sellega, et meil tõepoolest on neid võimalik muuta ka. Et kui me tahame näiteks sellele avaldisele mingit uut väärtust kirjutada, näiteks korrutada ta 2 ja meelde jätta, siis võime absoluutselt seda teha. Et võime siis kirjutada, et avaldis on võrdne nüüd 2-kordse avaldisega ja näeme siis, et see 70 muutub näiteks 140-ks siin, kui on esialgne väärtus 70 ja peale korrutamist siis 140. Nüüd, mis on veel omajagu erinev tavakooli matemaatikast, on siis veel lisaoperaator selliselt, et me võime kirjutada kordusmärk, võrdubmärk ja siis mingi arv. Ja see nüüd saavutab sama asja, mida see üks rida ülevalpool siin ka. Et siis on lühem viis kirja panna, et me tahame korrutada seda avaldise praegust väärtust 2-ga. Et kui paneme uuesti tööle, siis ta võiks veel 280-ks muutuda meil ka. Ja seesama toimib meil teiste operaatoritega ka, et võime panna näiteks pluss võrdub 2, siis hoopis liidetakse siia 2 otsa, kui me nüüd uue katse teeme, eks. Et siis 140 muutub 142 näiteks. Võime siis vaadata ka seda, et meil on olemas selline lisatööriist Tonis nimega silumisrežiim. Ja nagu me juba mõtlesime seal mõiste peale programmi silumine, siis täpselt selle jaoks ongi ta mõeldud, et siis kui me tahame oma programmis mingeid vigu taga otsida või vaadata sammhaaval, kuidas ta töötab ja kas ta õigesti töötab, siis võime ta tööle panna. Ja selle saame tööle panna siit üleval putukamärgile vajutades, et võimegi kohe katsetada, et kui siia vajutame, siis avaneb meil selline uus režiim siin, mis värvib meil esimese jupi koodist kollaseks ja see näitab siis, et mida meil koodis järgmisena käivitama hakatakse, et ta alguses jääb siis ootama meid siin. Ja selle kõrval on kasulik lahti võtta endal ka muutujate vaade, et kui siit vajutame ülevalt view või vaated ja siis variables või muutujad, siis avaneb meil siia paremale poole üks uus ekraanijaotis ja siin nüüd võime jooksvalt näha, et kui me programmi siin sammhaaval läbime, et mismoodi meie muutujate olukord siis siin areneb. Et sellest putukamärgist parempoolseid nuppe võime vaadata, et esiteks siin on siis nupp, millele klõpsata alternatiivselt F6, mis täidab meil praegu kollaseks märgitud koodijupp, et vajutame siia näiteks 2 korda, siis X ja Y meil väärtustatakse ja näeme siin kasulikult kohe paremal pool, et X ja Y väärtused on tõesti arvuti meelde jätnud, et näeme siis arvuti mäluseisu siin ka, et alguses oli ta tühi ja siis lisati siia nüüd 10 ja 14. Ja võime niimoodi siis järjest vaadata, kuidas näiteks meil kõik need muutujad siin välja arvutatakse. Kui tahame natuke kronoloogsemalt seda vaadata, siis järgmine nupp alternatiivselt F7 siin siis vaatab natukene sissepoole sellele tehtele, et siis selle kollase ala seest vaadatakse seda natukene seestpoolsemat osa. Et kui seda järjest klõpsame, siis näemegi, kuidas ta neid väikseid juppe siin välja arvutab, et liidab 4 ja 6 kokku, korrutab 7-ks, et siis väga hästi on näha, mis
programmi sees meil toimub ja saame siis jooksvalt vaadata, et kuidas ta neid erinevaid arvutusi meil teeb. Võime siis edasi vaadata ka seda, et meil on võimalik tekstiga tehteid teha. Ja meil praegu teksti kohta piisab võib-olla sellest, et me saame teksti kokku liita. Et kui meil on siin 2 muutet, tekst 1 ja tekst 2, siis kui me neid hakkame kokku panema, siis tekitataksegi uus sõne, mis pannakse nende 2 põhjal kokku, et võime siit tere ja õpilane näiteks siis praegu kokku liita, et selline suurem sõne saada. Sedasama mustrit me võime kasutada ka print funktsiooni sees otse ja tihtipeale näemegi seda kasutusel, et võime siis kohe siin sees näiteks ka mingi hüüumärgi siia teretuse lõppu panna, et kui me nüüd vaatame, et mis on meie see kogu tekst, siis paneme siia otse hüüumärgi lõppu ja saame seda niimoodi printida ka. Nüüd vaatame siit edasi seda, et kui me nüüd oleme silumisrežiimi natukene juba siin näppinud, siis kuidas võiksime mingi katkise programmi seest vigu leida. Et proovime käivitada siit praegu olemasolevat katkist programmi ja proovime üles leida, et mis siin viltu läheb. Et mõnikord piisab meil sellest, et programmi käivitades näeme peateadet ja võib-olla saame kohe aru, mis siin valesti läks, et praegu ta näiteks vihjab, et nulliga jagamine on, võib-olla siit oskaksimegi üles leida ja parandada seda viga juba, eks ju. Aga mõnikord, võib-olla me kohe ei taipa, kus kohas see valesti on, siis on võimalik meil klõpsata siin selle sinise ala peale tekstis veateates ja see viib meid kohe selle koha peale, kus meil see viga tekkis, et highlightib selle ära ja saamegi võib-olla siit siis paremini kohe eelile. Aga mõnikord ka sellest ei piisa, et me kohe siit reast ei pruugi ära taibata, et mis asi siin täpselt valesti siis jagatakse ja siis võibki meil seesama silumisrežiimi lappi tulla, et siis saame klõpsata seda F7 nuppu siin või ülevalt poolt käsitsi vajutada selle step into nuppu peale ja saame siis vaadata täpselt ära, et kui me siit koodi läbime, mismoodi need arvutused täpselt tulevad ja näeme kohe punaselt ära selle koha, et just siin kohas täpselt meil see nulliga jagamine tuli. Et võib olla kasulik siis seda ise ka harjutada, et kuidas silumisrežiim töötab ja katsetada, et võib olla ta päris kasulik tööriist, et enda koodis vigu üles leida. Et siin siis saime kohe jälile, et kus täpselt see nulliga jagamine meil tuli. Vaatame järgmisena peale sellele, et kui me oleme nüüd näinud 3 erinevat andmetüüpi, oleme teksti näinud, oleme täisarvu näinud, oleme komaarvu näinud, siis mõnikord on meil tarvis neid omavahel teisendada, et kas siis teksti arvuks või vastupidi, või siis täisarve komaga arvuks, et siis kõiki neid on võimalik ükskõik milliseks teiseks teisendada. Ja selle jaoks on meil 3 erinevat funktsiooni tarvis teada. Et esiteks int funktsioon selle jaoks, et asju täisarvuks muuta. Et võime näiteks esiteks proovida siis seda täisarvu sisaldavat teksti täisarvuks muuta ja võime siis siit silumisrežiimis kohe vaadata, et ta saab sellega hakkama, et siis see arvuline 13 tuleb tekstilisest 13 peale int funktsiooniga töötlemist välja, eks ju, et kadusid need ülakomad siit meil ära praegu. Ja võime seda sama tõesti teha ka näiteks siin selle komaga arvuga, et kui meil on siin 3,9, võime selle int funktsioonile ette anda, siis peame teadma, et see töötab nii, et meil visatakse see koma osa siit minema, et jääb siis näiteks see täisarvuline 3 asemele. Siis võime vaadata järgmist funktsiooni, et mismoodi teisendada komaga arvuks ja selle jaoks on funktsioon nimega float ja paneme siis selle float funktsiooni kirja, võime talle parameetriks anda siis selle tekstis komaga näiteks, et kui me nüüd vaatame, et meil on tekstis see 5,9, siis float funktsioon võtab selle päris arvuks välja, et siis saaksime temaga juba teha mitte tekstiliitmistehteid, vaid näiteks arvulisi liitmisi juba või korrutamisi. Et siis kui ükskõik mida nendest tahame komaga arvuks teisendada, kasutame kohe float funktsiooni. Ja siis kui me tahame midagi sõnaks teisendada, siis on meil str funktsioon. Ja võime siis siia ette anda näiteks selle komaga arvu. Kui me seda nüüd jooksutame, võime näha niipidi, et meil on see 3,9 ja str funktsioon siis oskab selle juba tekstiks või teisisõnu sõnaks ümber teisendada. Et näeme siin juba seda tekstilist 3,9, mida saaksimegi näiteks kuskile tekstijupile vahele liita. Nüüd kõige tihemat kasutamist need andmetüüpide teisendused saavad tegelikult meil esialgu kasutajasisendi küsimisel. Ja selle eesmärgil võime järgmisena vaadata input funktsiooni, mis töötab nii, et kui me ta käivitame, siis ta kuvab ekraanile talle ette antud küsimuse
ja jääb ootama, et kasutaja midagi nüüd ise siia alla sisestaks. Et praegu ta näiteks küsib küsimuse, et mis su nimi on, et võimegi siia talle vastuse kirjutada. Ja nüüd see kasutaja poolt sisestatud väärtus kirjutatakse sellest võrdusmärgist vasakul pool olevasse muutujasse, et siis input funktsiooni tulemus, ehk siis mis kasutaja sisestas, selle saab arvuti endale meelde jätta ja siis hiljem saame seda muutujat juba kuskil kasutada, et näiteks võime siia selle nimele vastava teretuse kirjutada. Nüüd, mis on veel huvitavam versioon selle kasutaja sisendi küsimusest, oleks siis, kui me tahame kasutajalt küsida mingit kas siis täisarvu või komakohaga arvu, et siis sel juhul, kuna kasutaja sisestus tuleb meil tekstina, me peame rakendama neid teisendusfunktsioone, mis me just enne vaatasime, ehk siis int ja float vastavalt, mida kasutaja sisestas. Et proovikski mingi sellise küsimuse kasutajalt küsida, et näiteks proovime talt uurida, et mitu päeva on nädalas. Ütleme, et arvuti ei tea juhtumisi mitu päeva, nii et peab kasutajalt küsima. Siis kui siin on nüüd täisarvuline vastus, siis me võiksime selle täisarvu sisaldava kasutaja sisestatud teksti nüüd päris arvuks ümber teisendada, et paneme int funktsiooni siia ümber, siis siit edasi võiksimegi seda mitut juba kasutada tavaliste arvuliste arvutuste juures. Näiteks, et kui me tahame teada, et mitu päeva meil on 4 nädalas, siis võimegi seda mitut näiteks 4-ga korrutada ja siis selle põhjal juba mingi kuvamise kokku panna. Ja võiksime ühe print-funktsiooni vormi siin sellega veel endale juurde õppida, mis näeb välja nii, et me võime selle sõne ette kirjutada endale selle if märgi, mis tähendab sellist formaaditud teksti nüüd, mis tähendab, et me võime selle teksti sisse otse mingeid muutujaid kirjutada ja ta paneb natukene meie jaoks võib-olla lihtsamalt selle teksti kokku. Et see näeks siis välja nii, et me võime siia siis sisse kirjutada mingi tavalise teksti osa ja siis loogiliste sulgude sisse lisada mingeid muutuja nimesid, et näiteks selle mitu muutuja või mitu päeva 4 nädalas, kui me tahaksime natuke teistsugust teksti kokku panna, siis saame seda otse siia teksti sisse niimoodi liigutada. Võime seda ka silumisrežiimis siis vaadata nüüd, et kui me kasutajalt mingi nime esiteks küsime, näeme, kuidas see jääb siin arvutile meelde muutujana, et siis täitsa tavalise tekstina tuleb ta vaikimisi, millega saame tekstitehteid teha. Kui me tahame arvu, siis alustame ikkagi sellest tavalisest inputist, et küsime mitu päeva nädalas näiteks, et kasutaja saab siia siis 7 sisestada. Ja nüüd see tekstiline 7 tuleb meil täisarvuks teisendada, et int funktsioon teeb temaga natuke töötlust. Ja nüüd siis selle muutujaga saame juba arvutehteid teha, et kui me korrutame teda 4-ga, siis toimib meil korrektselt see, et saame 28 siit näiteks kätte. Ja võime siit seda formaaditud sõna kokkupanemist nüüd vaadata ka, et näiteks kui me kirjutame siia loogiliste sulgude vahele selle mitu muutuja, mis meil 7 praegu sisaldab, siis pannaksegi meil sellele vastav tekst juba nüüd kokku. See if on ise sisemiselt ka midagi väga funktsioonilaadset, et ta siis töötab seda teksti nii, et ta asendab loogiliste sulgude sees olevad asjad siis nende reaalsete väärtuste teksti representatsiooniga ja niimoodi saame siis ekraanile kuvadagi, et arvuti nüüd teab, et nädalas on 7 päeva näiteks. Ja jätaks kokkuvõtteks nüüd ühe viimase mõtteharjutuse teha mõneks hetkeks ise endal, et võite paariks minutiks võib-olla video pausile panna ja mõelda ja kasutada nüüd neid vaadatud teadmised, et mis võib siin kooditüüpis valesti minna. Ja lähmegi siis koos edasi ja otsime selle murekoha ülesse. Kui me silumisrežiimis nüüd seda siit läbima asume, siis näeme, et arvuti jätab meil x-i meelde 3-na, proovib nüüd arvutada tulemust x plus y-na, aga kuna me kasutaja käest hakkame y väärtust alles hiljem küsima, siis saamegi errori, et ta ei tea, et selline muutuja olemas oleks. Et mis oleks siis lahendus? Me peame tehed korda tegema, et küsime kasutajalt selle y-väärtuse enne, kui me teda reaalselt kasutame arvutuse sees. Et siis kõigepealt saaks kasutaja meil sisestada siia mingi muu arvu, näiteks 10, ja siis kui meil see on juba enne tehtud, siis on meil need mõlemad muutujad selleks hetkeks olemas, kui me tulemust arvutame ja kõik läheb siis juba ladusasti. Et selliselt saimegi siis oma programmi siin korda. Ja see olekski praeguseks videoks kõik. Kohtume juba järgmises videos järgmisel nädalal.